Hei armas, me oleme jõudnud 3. päevale ja tänases treeningus me keskendume rohkem spetsiifiliselt tuharalihastele. Tuharalihased ei ole lihtsalt nii-öelda ilus vaadata, vaid on ka väga olulise rolliga, hoides sinu selga toetatuna ja tugevana. Nii et alustame. Ole hea, säti ennast esimesteks harjutusteks selili. Mati peale, jäta jalad kõveralt, jalad puustel laiuselt ja nii, et su põlved on siit ilusti kandadega kohakuti. Too peopesad ilusti matile, õlad toodud mati suunas, võid korraks silmad sulgeda. Me jälle alustame seda tundi väikse hingamise ja kehalõdvestusega. Ehk siis hinga sügavalt sisse kõlgede suunas. Hinga välja läbi lahtise suu, aktiveeri oma kirelihased siit juba, too see pilatese hingamine enda kehasse ja katsu lasta siit korraks mõtted vabaks. Väga hea, me lähme siit treeninguga nüüd edasi liikuvamaks. Hingad sisse, valmistud veel, välja hingates. Nüüd hakkame siit õlasilda rullima, ehk siis sa rullid vaikselt oma alaselja koos tuharatega matilt lüli haaval lahti, jõuad üles, siin üleval korra hoiad, hingad sisse ja välja hingates rullid nüüd ülaseljast alates lüli haaval vaikselt alla, all hingad jälle sisse. Välja hingates uuesti rulli tuharad alaselg matid lahti, kuni jõuad vaikselt ülesse. Üleval hingad sisse ja rullid siis lüli haaval alla. Soojendame natukene keha, selga ja keskendud tõesti lüli haaval rullimisel. Iga välja hingamine teadlikult aktiveeri kõhtu ja aktiveeri tuharaid, et tulla siit ülesse ja minna siis alla tagasi. Nüüd siin on veel asju, katsu põlved võimalikult stabiilsena hoida, et nad ei vajuks sul väljapoole või sissepoole, ilusti hoiad otse, ise võid korra piiluda, vaadata. Ja vaikselt, et mõned rullid veel, teadlikult aktiveeri tuharad, siis juba tuhar läheb juba tööle, surub peopesad tugevalt mati sisse, siis töötab seljalihas siit ka veel. Ja rulli ennast ülesse ja siis jäägi nüüd ülesse siit hoidma. Nüüd uue välja hingamisega tuled varvastele, ehk siis tõstad oma kannad matilt lahti, hingad sisse, langetad, välja hingates tõstad, hoia tuhar teadlikult aktiivsena, mitte ära lase siit seljast läbi, välja hingates tõstad ja sisse hingates langetad. Tõstad, peopesad tugevalt mati sees, õlad toodud tahapoole, et õlad tihti tahavad siit ette tulla. 3 veel, 2, hoia puusad ühe kõrguse peal, teed viimase ja langetad, kannad siit matile, jääd ülesse hoidma uue välja hingamisega, tõsta parem jalg, ainult selline paar sentimeetrit matilt lahti, siis hingates langeta, tõsta vasak ja langeta. Nüüd pead veel enam jälgima oma puusanukke, et nad oleksid siit ühelt kõrgusel, tõsta hästi natukene ja langeta. Teadlikult tuhar aktiivne. Kõht tugev. Ja viimased 2 ja 1. Jääd veel üles siia, me teeme 10 lööki siit puusadega veel lae suunas. Hingad välja. 10, 9, 8, hoia põlved stabiilsed, tuhar aktiivne, 5, 4, 3, 2, 1, hoia üleval, hinga veel sisse ja välja hingates lüli haaval rulli tagasi siit matile, väga hästi kiiguta jalgu siit ühele poole, teisele poole. Väga hea, ma loodan, et sa natukene juba tundsid midagi. Selline mõnus, natukene tulisem soojendusosa. Aga siis säti ennast üles ja tule siit külje peale, vahet ei ole kummale küljele. Ja säti ennast küünarvarrele. Küünarnukk on ilusti õla all, jalad on sul siit kõveralt, pealmise käed puusa, et sa saad selle pealmise õla lükata tahapoole. Kõigepealt sätid ennast valmis. Siis tõstad nüüd pealmise jala kanna üles, nii et võimalikult palju see tald vaatab ilusti vastu lage.
Nüüd hingad välja, tõsta see jalg üles, tahaksid tallaga saada veel rohkem lage kätte ja siis hingates langeta, välja hingates tõsta ja langeta. Vaata, et sa selle eesmise puusaga ei vajuks liiga palju siit ette, et hoia enam-vähem puusad siit kohakuti, ülakehast pikk sirge, viimased 5, 4, 3, 2 ja viimane. Langetad sealt, tõelad kokku. Nüüd tõsta mõlemad kannad, varbad siit matilt lahti. Hingad välja, ava enda pealmine põlv siit ja siis hingates langetad. Hingad välja, jälle tõstad. Tuharaga teadlikult teed seda tõstet sealt. Veel 7, 6. Vaatad puusad üksteise peal, ülakehast pikk, pilk enda ees. 4, 3, 2. Teed ühe veel, jäta siit jalg avatuks. Tuleb 10 lööki põlvega siit veel kaugemale suunas. Hingad välja 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 ja langetad tuhara siit. Koputad korraks ära väga-väga hästi. Koputamine aitab siit mõnusat lihast kohe siit lõdvestada. Aga järgmiseks harjutuseks säti ennast siit samast 4 käpukile. Käed õlgade all, põlved puusade all. Nüüd sa hingad välja, tõsta vasak jalg kõveralt ülesse. Hingad sisse, langetad. Natuke selline rahulikum harjutus. Tõstad ja langetad. Nüüd siin on oluline jälgida, et su puusanukid on ikka siit vaatad ühel kõrgusel, et kui sa tõstet teed, siis see puus ei kalduks siit tahapoole ja seljast ei läheks nõgusaks. Ehk siis sa hoiad oma selja kogu aeg ilusti stabiilsena tänu sellele, et sa hoiad oma kõhulihased aktiivsed. Ja mõtled kogu aeg, pikened ka pealaest, teadlik treening. Ja 2 ja 1. Jätad jala üles, teeme siit 10 lööki veel. 10, 9, 8, 7, jälgid ikka, et su puus ei tõuse siit üles. 4, 3, 2, 1, hästi, jäta jalg üles, piikenda see jalg nüüd. Siit hingad sisse, langeta see jalg matile, välja hingates nüüd tõsta pikk jalg üles. Samamoodi puusad säilivad, hingad välja, tõstad, kõht on tugev. Hästi, meil on veel 5, siis teeme veel löögid ja siis on selle poolega kõik. 4, nüüd mõtle ka varbotsast, viid seda jalga nii eemale kui saad. 3, 2, 1, tuharaga tõstad jala üles, jätad jala üles ja 10 lööki siit üles. 10, 9, seljast ikka nõguseks ei lase, kõht on ilusti tugev, tuhar teeb siis rohkem tööd. Ja 3, 2, 1 ja langetad siit jala. Hästi, korraks raputa randmed ja tule siis teisele küljele. Ehk siis küünarvarrele, küünarnurk on õla all, jalad kõveral, pealmine käsi puusas, ülakehast ilus avatud. Vaatad puusad üksteise peal. Nüüd tõsta see pealmise jala kantsid nii palju lae suunas kui saad. Alustame tõstetega, hingad välja, tõstad, hingad sisse, langetad. Tõstad ja langetad. 6 veel. 4, 3. Et võib-olla ongi nii, et üks jalg ei pööra nii palju. Näiteks ma näen, et mul see jalg ei pööragi nii palju. Ja hästi, langetad sealt. Ehk siis oled alati oma keha osas natukene targem. Nüüd tõsta mõlemad varbad kannad üles. Hingad välja, ava parem või pealmine jalg lihtsalt siit ja siis hingates langeta. Minul on praegu parem, võib-olla sul on vasak, see on täiesti okei. Lihtsalt avad, hingad välja, langetad ja mõtle ka tuharaga teed seda tööd. Hoiad ülakeha ilusa pikana. Siit veel 4. Ja siis meil on veel need löögid. 3, 2 ja viimane, jätad jala üles ja tuleb 10 lööki siit kehast eemale. 10, 9, 8, 7, 6 ja ülakeha stabiilne. 4, 3, 2, 1. Võtad jala kokku ja korraks koputad ära ka. Väga-väga hea.
nüüd säti ennast tagasi 4 käpukile, teeme teise jalaga ka sama seeria. Ehk siis vaata, et su käed on ilusti õlgade all, põlved ilusti puusade all ja kui oled valmis, hingad sisse, valmistud ja hingad välja, tõsta parem jalg nüüd ülesse, kõveralt, hingad sisse, langetad ja välja hingates tõstad. Mõtle jälle, tõste ajal tuhar teeb tööd ja puusanukid, mõlemad jäävad paralleelseks siit, et sa ei ava seda puusa. 4 veel. 3. Tahad nii kõrgele lae suunas viia selle jala, kui saad, ilma et puus tõuseks ja viimasega jätad jala üles, tuleb 10 lööki veel lae suunas, hingad välja 10, 9, 4, 3, 2, 1, jäta jalg ülesse, pikenda jalgvarba otsast nii pikaks kui saad, hingad sisse, langeta see jalg, hingad välja, tõsta jalg ülesse, hingad sisse, langetad ja välja hingates tõstad. Veel on 6, 5, puusanukid ikka ühel kõrgusel, seda rohkem saab jälle see tuhar töötada. 3, 2, 1, jätad jälle üles ja viimased 10 lööki. 10, 9, selg on nõgusaks, katsud mitte lasta. 5, 4, 3, 2, 1, hästi langetad selle jala siit, super, super, super. Me teeme väikse venituse siia lõppu, ehk siis sinu treeningu osa on läbi, aga treeningu väga oluline osa lisaks veel lihastööle on ka venitamine, ehk siis kergeks tuhara venituseks too mõlemad jalad-allad endal kokku, aga vii need kannad eemale, et me ei taha siit praegu venitada nii väga seda reie sisekülge, vaid just tuharat. Hingad siit sisse ja välja hingates tuule ette painutusse. Hinga sügavalt ja lase pingetel minna. Vaikselt lõpetad seda tundis enda jaoks. Ja tuled vaikselt siit nüüd ülesse, sätid ennast rätsepistesse. Ja teeme ühe hingamise veel koos, et lõpetada veel paremini see tund. Selline väike täpp i peal peab alati olema. Ehk siis istu rätsepistes, pikk selg, võid silmad panna kinni, läbi nina hinga sisse ja läbi lahtise suu, lase kõik vabaks. Nüüd järgmise korraga hingad sisse, tood käed ülesse, peopesad pea kohal kokku ja hingad välja käed enda ette. Ütle endale midagi ääretult ilusalt, mida soovid just praegu kuulda. Ja kui see on tehtud, siis ava silmad, ütle endale suur-suur aitäh taas kord. Ma loodan, et sa tundsid oma tuharat mõnusalt ja suur aitäh sulle.